Sa oled kunagi tundnud, et mida rohkem sa üritad, seda enam kõik eemaldub. Mida rohkem sa selgitad oma väärtust, seda rohkem teised justkui ei näe sind. Mida intensiivsemalt sa töötad selle nimel, et olla märgatud, armastatud, valitud, seda rohkem tunneb su keha mingit pidevat kurnatust. Nagu oleksid jooksmas maraton, mis ei lõpe kunagi. Ja kõige hullem on see, et sa ei tea miks. Sa oled teinud kõik õigesti. Sa oled olnud lahke, tähelepanelik, töötanud enda kallal, lugenud raamatuid, käinud terapeudil. Aga see tunne ei kao. Mis siis tegelikult toimub? Miks see naine seal nurgas, kes justkui ei tee midagi erilist, tõmbab kogu ruumi endale, samal ajal kui sina oma parima pingutusega jääd taustale? Miks mõnel naisel on midagi, mida ei saa osta ega õppida, aga mida igaüks tunneb koheselt? Ja miks täpselt see hetk, kui sa hakkad tõestama oma väärtust, on täpselt see hetk, mil see kõik kaob? Hattori preestrinnad teadsid vastust ja nad varjasid seda 2000 aastat. Vana-Egiptuse Denderah templis, mis asub Niiluse läänerannal, oli kool. Mitte kool õmblemiseks ega lugemiseks. See oli kool naiseliku magnetismi jaoks, mis toimus salajas, ainult kutsutute jaoks, ja mille õpetused olid nii tõhusad, et preestrid otsustasid need kirjutada templi seintele peidetud sümbolitena, mitte selge tekstina. Miks peitmine? Miks kodeeritud teadmine? Ja mis seal täpselt õpetati? Täna sa saad täieliku vastuse. Mitte metafoori, mitte vaimset loosungit. Biokeemilist fakti, mis seletab selle mehhanismi, mida preestrinnad tundsid kehas, aga mida teadus suutis mõõta alles hiljuti. Hattori preestrinnad õpetasid üht ainet, mida nad nimetasid magnetiliseks rahuks. See ei olnud passiivne olek. See ei olnud ükskõiksus. See oli täpne seisund, kus naine on täielikult kohal, täielikult enesega, ilma vajaduseta midagi tõestada, midagi saavutada, midagi kontrollida. Ja just see seisund aktiveeris selles naises midagi, mida teised inimesed tundsid oma nahas. Ligitõmbe, mida keegi ei suutnud sõnadesse panna. Kas oled kunagi kogenud seda hetke, kui sisenesid ruumi ja tundsite, et midagi on muutunud? Mitte sest keegi tegi midagi suurt. Lihtsalt kellegi kohalolu muutis õhku. Millest see tuleb? Vastus peitub sinus endas. Ja selleni jõuame täna. Alustame sellest, mis toimub su kehas täpselt sel hetkel, kui sa hakkad tõestama. Sa tead seda hetke. Vestlus muutub veidi pingulisemaks. Keegi ütleb midagi, mis vihjab, et sind ei hinnata piisavalt, ei nähta, ei mõisteta. Ja sinu sees läheb käima mingi mehhanism. Keha pingutat. Hääl muutub natuke kiiremaks. Sõnu tuleb rohkem. Sa selgitad. Sa põhjendad. Sa tõendad. Sel hetkel toimub sinu kehas täpne biokeemiline muutus. Sümpaatiline närvisüsteem, mis vastutab ellujäämisreaktsioonide eest, aktiveerub. See on sama süsteem, mis läheb käima, kui sind ähvardab oht. Neerupealised pumpa verd kortisooli, mis on stressihormoon. Ja kortisooli tõus veres täpselt sel hetkel surub alla oksütotsiini. Oksütotsiin on hormoon, mida nimetatakse ka 0 või 1. See on aine, mis tekitab teistes inimestes sooja, turvalise, avatud tunde su suhtes. Oksütotsiin on see keemiline signaal, mis ütleb teistele inimestele nende süvaaju tasandil. See inimene on turvaline. Selle inimese lähedus on hea. Tahan olla lähemale. Mõtle sellele. Täpselt sel hetkel, kui sa üritad kõige rohkem olla ligitõmbav, usaldusväärne, väärtuslik.
su keha toodab vähem täpselt seda hormooni, mis selle tunde teistes tekitab. Mitte sinu süü, mitte iseloomu puudus. Biokeemia. Hattori preestrinnad ei kasutanud sõna quote 2, sest seda sõna ei eksisteerinud. Aga nad tundsid seda mehhanismi kehas täpselt ja nad ehitasid terve süsteemi selle ümber, kuidas püsida seisundis, kus kortisooli tase on madal ja oksütotsiin voolab vabalt. Nad nimetasid seda seisundit HAUT, mis tähendab ligikaudu quote 3 või quote 4. Seisund, kus midagi ei pidurdada ja millelegi ei vajutata peale. Mis on see asi, mida sina kõige rohkem pead tõestama? Millises olukorras sinu keha läheb automaatselt tõestusrežiimi? Kas sa tunned seda kehas ka praegu, kui sellele mõtled? 2000 aastat tagasi Tenderah templi idatiivas toimusid riitused, millest kirjutati ainult fragmentidena, ainult sümbolites, ainult nende jaoks, kes teadsid lugeda vahet ridade vahel. Hathor oli jumalanna, keda ei kujutatud ülalpool vaatavana, mitte troonil istuvana, mitte sõjariistadega. Teda kujutati alati naeratavana, keha loomulikult puhkavana, peaga kergelt ühele poole kallutuvana, nagu ta kuulaks midagi, mida teised ei kuule. Tema atribuudid olid peegel ja sistrum, mis on muistne pilliriistade tüüp. Peegel, mitte mõõk. Kuulamine, mitte kõne. Preestrinnad, kes teenisid Hathori, läbisid väljaõppe, mis kestis mitu aastat. Ja see väljaõppe ei olnud peamiselt rituaalide meeldejätmine ega laulude õppimine. Põhiosa sellest väljaõppest puudutas ühte asja. Kuidas olla täielikult kohal, ilma vajaduseta reageerida. Templi kroonikates, mida uuris prantsuse egiptoloog Sylvain Coville 26 aastat Tendera tekstidega töötades, leidub kirjeldusi harjutustest, mida tehti naissoost õpilastega. Neile anti ülesanne istuda templi hoovis, kus käis palju rahvast, tunde kaupa, ilma liikumata, ilma vestlemata, ilma reageerimata. Kuid tähelepanu all hoidmisega, täielikult ärkvelolekus, vaatlemas ilma arvamata. Mõni võid küsida, mida see annab? Aga see harjutus tegi täpselt seda, mida kaasaegne neuroteadus kirjeldab aktiveerimistaseme regulatsioonina. See treenib eesmist ajukoort jääma aktiivseks ilma mandelkehta aktiveerimata. Mandelkeha on see osa ajust, mis vastutab ohureaktsioonide eest, sealhulgas sotsiaalse ohu eest, sealhulgas tagasilükkamise hirmude eest. Naine, kelle mandelkeha ei aktiveeru kohe, kui suhtlus muutub keerukamaks, on naine, kelle keha jääb oksütotsiini seisundisse isegi siis, kui situatsioon on keeruline. Ja teised tunnevad seda koheselt. See polnud müstika. See oli täpne treening konkreetse bioloogilise seisundi jaoks. Kuid seda teadmist ei jagatud kõigiga. Miks? Ja mis juhtus nende teadmistega, kui Rooma impeerium Egiptuse vallutasid? Selle vastuse juurde jõuame varsti. Aga enne seda küsi endalt. Kas sa mäletad mõnda hetke oma elus, kus sa olid nii täielikult kohal, nii rahulik, nii endas, et sa ei mõtelnud üldse sellele, kuidas sa näed välja või mida teised arvavad? Mis toimus siis sinu ümber? Neuroloogid on avastanud midagi, mis vallutab spirituaalses kogukonnas suure raamatuspektri, kuid mida tavainimesele peaaegu ei selgitata. Inimesed ei reageeri peamiselt sõnadele. Nad reageerivad autonoomse närvisüsteemi seisundile, mida teises inimeses tajutakse. Seda nimetatakse kaasregulatsiooni mehhanismiks. Ning selle avastas neuroteadlane ja psühholoog Stephen Porges, kes töötas välja polüvagaalse teooria. Polüvagaalne teooria, lühendatult teooria, kirjeldab seda, kuidas inimese närvisüsteem pidevalt skaneerib teisi inimesi, otsides ohutuse või ohumärke. Mitte teadliku mõtlemisega,
vaid otsese neuraalse signaali kaudu. Seda protsessi nimetatakse neurotseptsiooniks. See toimub allpool teadlikkuse taset. Su sõber ei otsusta teadlikult, kas ta tunneb end sinu läheduses turvaliselt. Tema keha otsustab selle enne, kui mõtlemine algab. Kui su enda autonoomne närvisüsteem on stressirežiimis, sümpaatilise aktivatsiooniga, mis vastab sellele tõestusrežiimile, millest me rääkisime, siis teised inimesed skaneerivad seda ja nende keha registreerib selle ohuna. Mitte suure ohuna, aga ebamugavusena, pingena, tahtmisena veidi eemalduda. Ja vastupidi, kui su autonoomne närvisüsteem on rahuseisundis, parasümpaatilise aktivatsiooni all, plaguvaaguse närvi juhtimisel, siis teised inimesed skaneerivad seda ja nende keha registreerib selle turvalise, avatud, ligitõmbavana. Nad tahavad sinu poole tulla. Nad ei tea miks. Neil ei ole sõnu selleks. Aga keha teab. Hattori preestrinnad nimetasid seda sehhemu vooluks. Sehhem on muistne mõiste, mida kasutatakse templi tekstides elavjõu tähistamiseks, mis quote 5 ja quote 6, see ei olnud metafoor poeetilises mõttes. See oli kirjeldus täpselt sellest biokeemilisest protsessist, mida Borges mõõtis instrumendiga. Aga preestrinnad tundsid kehaga. Mõte sellest. Sina juba tood ruumi midagi. Küsimus pole selles, kas sa oled piisavalt tugev, piisavalt ilus, piisavalt tark. Küsimus on ainult selles, millises seisundis on su närvisüsteem sel hetkel. Kas see on avatud, vooluv, rahulik seisund või tõestusrežiim? Ja siit tuleb kõige raskem küsimus, mida täna endalt küsida. Millal viimati tundsid, et sul pole vaja midagi tõestada? Millal viimati olid koos inimesega täielikult ilma sisemise kontrollimiseta? Nüüd räägime sellest, mis tegelikult kadus ja miks. 3. sajandil pärast neie ajaarvamist, pärast seda, kui Rooma impeerium oli kontrolli all hoidnud Egiptust juba mitu põlvkonda, algas organiseeritud kampaania vanade templite sulgemiseks. Tenderah temple sulgemise täpne kuupäev pole teada, aga arheoloogid dateerivad viimased aktiivsed rituaalikirjad ligikaudu 4. sajandi algusesse. Preestrinnad hajusid. Osad läksid lõunasse, Nuubiasse. Osad sulasid kohalikesse kogukondadesse. Aga nad kandsid endaga midagi, mida ei saanud ära võtta. Kehalist teadmist. Teadmist, mis ei elanud paberil ega kivis, vaid harjutuses, praktikas, edasiandmises naiselt naisele. Mõned neist ridadest ilmuvad fragmentidena hilisemas suulises traditsioonis, alkeemilistes tekstides, mis kirjeldavad naiselikku põhimõtet Merkuurina, mis on siis see elav hõbe, vedel ja kohanduv, mida ei saa kinni pidada ega suruda. Gnostilistes tekstides, kus Sofia, see tarkuse naiselik põhimõte, kirjeldatakse kui seda, mis liigub ise, ilma sunnita, ilma jõuta. Ja hilisemas sufismis, kus mis on naiselikkuse arhetüüp, kirjeldatakse täpselt sama seisundiga. Kohalolu ilma pingutuseta. See teadmine ei kadunud. See peideti. Aga on midagi olulist, mida paljud inimesed ei tea. Suur osa sellest varjamisest ei olnud vägivaldne. See oli kaitsev. Preestrinnad ise otsustasid kooditada selle teadmise, sest nad nägid, mis toimus ajastuga. Naine, kes oli täielikult kohal oma jõus, kes ei vajanud kellegi heakskiitu, kes liikus läbi ruumi oma magnetilise rahuga, oli ohtlik neile, kes tahtsid kontrolli. Mitte poliitiliselt ohtlik tingimata, fundamentaalselt ohtlik. Tema kohalolu tuletas meelde, et on olemas seisund, mis ei allu hirmu kaudu juhtimisele,
Inimest, kelle mandelkeha ei aktiveeru sotsiaalse surve all, ei saa kontrollida sotsiaalse survega. See on lihtne neuroloogiline fakt. Ja see on põhjus, miks see teadmine varjati, kodeeriti, edasi anti ainult salajas. Täna see salastatus lõpeb. Aga enne järgmist sammu küsi endalt. Kas on su elus inimesi, kes tunduvad mõjutavat sind lihtsalt kohaloluga, mitte sõnadega? Mis on neil teistmoodi? Räägime nüüd sellest, mida enamik eneseabikirjandust sulle ei räägi. Sellest, mis tegelikult magnetismi blokeerib. Mitte halb lapsepõlv. Mitte valesti seadistatud uskumused. Biokeemiline harjumus. Esimene ja kõige levinum blokeerija on see, mida võib nimetada lojaalsusmehhanismiks. Sinu keha on äärmiselt tark. See on evolutsiooni tulemus. Kui sa kasvasid üles keskkonnas, kus rahu ei olnud ohutu, kus liigne rahu tähendas, et oled ebateadlik ohust, kus pidev valmisolek oli ellujäämise strateegia, siis su keha õppis. Rahulik ei ole turvaline. Rahulik on haavatav. Ja see programm jookseb edasi, isegi kui sa täna elad turvalises kohas. See pole depressioon. See pole laiskus. See pole tahtejõu puudumine. See on lojaalsus. Lojaalsus sellele lapsele, kes pidi olema valvas. Teine blokeerija on see, mida võid nimetada tõestusahelaks. See kujuneb välja läbi aastate väikestest kogemustest, kus su väärtus ei tundunud endast mõistetavana. Keegi ütles midagi, mis ütles sulle, su väärtus on tingimuslik. Sa pead seda teenima. Ja su keha pani selle kirja kui strateegia. Tõesta ennast piisavalt hästi ja oled kaitstud. Aga see strateegia aktiveerib sümpaatilise närvisüsteemi. Iga kord, kui aktiveerub sümpaatiline närvisüsteem, väheneb oksütotsiin. Iga kord, kui väheneb oksütotsiin, nõrgeneb magnetiline väli. Sina tunned, et sa üritad rohkem, aga tulemus on vastupidine. Ahel. Kolmas blokeerija on tähelepanu suund. Hattori preestrinnade treeningu üks keskseid punkte oli sisemine tähelepanu, mitte välimine. Kui su tähelepanu on väljapoole suunatud, kontrollimas, kuidas ma näen välja, mida nad arvavad, kas see läheb hästi, aktiveerub hindamissüsteem ajus, mida nimetatakse vaikeoleku võrguks. See süsteem on seotud sotsiaalsete ohtude töötlemisega. See hajutab kohalolu. Naine, kelle tähelepanu on sissepoole suunatud, kes tunneb oma hinge õhku, oma jalgade kontakti maaga, oma keha temperatuuri, on neuraalsel tasandil teistsuguses seisundis. Tema prefrontaalne ajukoor juhib olukorda. Tema mandelkeha on vaikne. Ja see mõjub väljapoole täpselt nii, nagu preestrinnad kirjeldasid. Ruum muutub. Neljas blokeerija on see, mida ma nimetan kiiruseks. Kaasaegne elu on üles ehitatud kiirusele. Kiiremini reageerida, kiiremini vastata, kiiremini liikuda. Aga oksütotsiin vajab aega. Parasümpaatilise seisundi saavutamine vajab vähemalt paari minutit rahulikku seisundit. Kui sa liigud pidevalt kiirusel, mis on üle selle lävendi, ei saa su keha kunagi siseneda magnetilisse seisundisse, ükskõik kui palju sa tahad. Viies blokeerija on see, mida preestrinnad nimetasid ruumi täitmiseks sõnadega. Nad õpetasid, et vaikus on tuba, millesse teised inimesed saavad siseneda. Kui täidad vaikuse sõnadega, eriti tõestavate sõnadega, sulgeb toa ukse. Teistel pole enam kuhugi tulla. Nad tunnevad täitust, mitte avatud ruumi. Selles on sügav paradoks. Mida rohkem sa räägid, et luua kontakti, seda vähem ruumi jätad kontaktiks. Vaikus ei ole passiivsus. Vaikus on kutse.
Milline neist 5 blokeerijast kõlas sinu jaoks kõige tõesemalt? Milles sa tunned ennast ära? Me oleme siin jõudnud kokkupuutepunktini 2 tarkuse traditsiooni vahel, mis ei teadnud teineteisest midagi, aga jõudsid sama järelduseni. Hattori preestrinnad 2000 aastat tagasi ütlesid, naiselik jõud ei toimi läbi pingutuse. See töötab läbi kohalolu kvaliteedi. Jaapani Heiani ajastu aristokraatlik naisideaal, mida kirjeldatakse klassikalistes tekstides kui mono no aware, mis tähendab asjade poeetilist kurnatust või ilu haavatavuses, kirjeldab seda sama seisundit. Naise kohalolu, mis on nii täielikult oma tunnetesse häälestunud, et see tekitab teistes soovi olla lähemale. Sufi poeedi Rumi 12. sajandil kirjutatud read naiseliku põhimõtte kohta, kus ta kirjeldab seda kui magnetti, mis ei liiguta iseenesest, vaid tõmbab kõike enda poole, on sama kirjeldus. India tantrilised tekstid, mis on kirjutatud ligikaudu 8. kuni 10. sajandil, kirjeldavad naiselikku põhimõtet shaktit, mida mõnikord tõlgitakse kui jõud, aga täpsem tõlge oleks see, mis liigutab asju oma olemisel, mitte tegemisega. Mitte tegutsemine, olemine. Ja siis tuleb kaasaegne neuroteadus Ameerika Ühendriikide ülikoolist Oregonist, kus teadlane Paul Ekman, kes tegi uuringuid mikroväljendite kohta, leidis midagi, mis täna kasutatakse professionaalsete suhtlustreenijate poolt üle kogu maailma. Inimesed mõistavad teiste emotsionaalse seisundi mikroväljendite kaudu vähem kui 1 sekundis, varem kui keegi midagi ütleb, varem kui teadlik mõtlemine jõuab kaasa tulla. Su pale, su kehasend, su lihaspinge näitab teistele inimestele täpselt seda, mis toimub su autonoomses närvisüsteemis. Mitte nõrga signaali kaudu. Ülitäpse, kiirem kui mõtlemine signaali kaudu. Ja see tähendab, kogu töö, mida sa teed enese esitlemiseks, on tegelikult vähem mõjukas kui su sisemine seisund. Su keha räägib enne, kui su suu avaneb. Ja see kõneleb tõde. See on vapustav ja samaaegselt vabastav. Sest see tähendab, et lahendus ei ole rohkem pingutamine. Lahendus on teistsugune seisund. Kui sa hetkeks tagasi mõtled inimesele, kelle kohalolus sa tunned end parimal viisil, kelle juures oled avatum, rahulikum, elavamana, siis mis on selle inimese kõige iseloomulikum tunnus? Mitte välimus, mitte sõnad, seisund. Nüüd räägime sellest, mida varjati ja kuidas see varjatuna püsis. Dendera templi seinal Idatiivas on üks freskodeest, mida kutsuti pikka aega. See on stseen, kus grupp naisi istub ringis, igaühel käes peegel ja nad vaatavad üksteist, mitte enda peegelpilti. Egiptoloogid pidasid seda kaua rituaalse ehtimise stseeniks. Aga kui Koovil uuris seda pikemalt koos hieroglüüfide tekstiga, mis katsid sama saali seina ülaserva, selgus, et tegemist oli teistsuguse harjutusega. Tekst kirjeldab protsessi, mida võib tõlkida ligikaudu nii. See ei olnud askeetlik praktika. See oli harjutus, kus õpiti ära tundma oma sisemist seisundit teineteise peegelduse kaudu, kasutades teisi naisi elavate biofeedbacki tööriistadena. Biofeedback on tänapäeval üks kliinilises psühholoogias kasutatav meetod, kus patsient saab reaalajas infot oma füsioloogiliste näitajate kohta, et õppida ise oma närvisüsteemi reguleerima. Dendera preestrinnad tegid sama asja, aga lihtsama tööriistaga, teineteise kohaloluga. Kui see teadmine varjati, siis kadus koos temaga ka see konkreetne tava, kus naised kogunesid, et õppida üksteise kaudu oma kehaseisundi tundmist. Ja selle asemele tuli kultuur, kus naised kogunesid võistluseks. Kes on ilusam, kes on mõjukam, kes on armastatum. Konkurentsikultuur on sümpaatilise aktivatsiooni kultuur. See on täpselt vastupidine sellele, mida preestrinnad õpetasid. Tänapäeval on see pöördumisel.
mitte suurte institutsioonide kaudu, vaid naiste kaudu, kes üksteisele ütlevad, vaata, mis toimub su kehas, mitte ainult seda, mida sa teed. Ja see on põhjus, miks see video eksisteerib. Mitte sellepärast, et keegi peab seda õpetama ülalt alla, vaid sellepärast, et teadmine, mis varjati tuhandeid aastaid, on täna kättesaadav igaühele, kellel on valmisolek seda vastu võtta. Mis on su reaktsioon sellele, mida sa kuulsid? Kus su kehas tundub see tõesena? Nüüd tuleb kõige isiklikum osa. See osa, kus see kõik kohtub sinu tegeliku eluga. Mõtle mõnele suhtes, professionaalsele või isiklikule, kus sa tunned pidevat vajadust ennast tõestada. Mõni inimene, kelle lähedal sa alati veidi pingul oled, kellele sa räägid natuke rohkem kui vaja, kellele sa põhjendad natuke liiga palju. Kas see inimene näeb su parimaid külgi? Kas see suhe toob välja sinu loomulikku magnetismi? Tõenäoliselt mitte. Ja see ei ole selle inimese süü. See on biokeemia vastus biokeemiale. Sest kui su keha on selles inimese läheduses stressirežiimis, kortisooli kõrge tasemega, oksütotsiini madala tasemega, siis selle inimese keha registreerib seda ja vastab samaga. Kahe stressirežiimis keha vahel toimub dünaamiline tants, kus mõlemad üritavad ja mõlemad tunnevad, et midagi on valesti, aga kumbki ei tea täpselt mida. Hattori Preestrinnade õpetus oli radikaalne just selle poolest, et see ütles, sa ei saa muuta teise inimese käitumist, sa saad muuta ainult oma seisundit. Ja seisundi muutus muudab suhte dünaamikat automaatselt, ilma et teise inimesega oleks vaja midagi arutada. See ei ole maagia. See on polüvagaalse teooria rakendus. Üks inimene parasümpaatilises seisundis, plaguvaaguse aktiivsusega, mis on mõõdetav, kutsub esile sama reaktsiooni teises inimeses, nende kaasregulatsioonimehhanismi kaudu. See on automaatne, see on alateadlik ja see on erakordselt võimas. On üks konkreetne harjutus, mida Preestrinnad tegid enne iga olulist kohtumist. Mitte ettevalmistamaks sõnu ega planeerimaks strateegiat. Ettevalmistamaks keha. Ja see harjutus on täpselt see, mida sa täna saad teha. Selle juurde jõuame hetke pärast. Aga enne seda küsimus. Kui sa kujutad ette end olekus, kus sa ei vaja kellegi kinnitust, kus sa oled täielikult rahul oma kohaloluga, ilma millegi tõestamiseta. Milline tunne see oleks? Kas see tundub kauge? Tuttav? Unustatud? Nüüd räägime teisendusest. Naistele, kes on läbinud selle teadmise, muutub mitu asja. Mitte korraga. Mitte dramaatiliselt. Aga kindlalt. Esimene muutus on suhetes. Inimesed, kellega sa enne üritasid, muutuvad lõdvemaks. Ei ole vaja rohkem survet. Aga ka inimesed, kes ei sobinud, lahkuvad loomulikult. Mitte konflikti kaudu, vaid lihtsalt hõõrdumise vähenemisega. Aga mitte selles suunas, mida sa võib-olla ootad. Nad lähevad natuke eemale. Sest sinu uus seisund ei stimuleeri enam seda dünaamikat, millele nende käitumine oli kohandunud. See võib alguses tunduda kaotusena. Tegelikult on see puhastus. Teine muutus on kehas. Krooniline pinge abaluu piirkonnas ja kaelas, mis on sümpaatilise üliaktivatsiooni klassikalised sümptomid, väheneb. Mitte üleöö, aga märgatavalt. Keha hakkab kasutama vähem energiat valves olemiseks ja rohkem energiat kohalolekuks. Kolmas muutus on tajus. Maailm muutub rikkamaks. Detailid hakkavad paistma, mida varem ei märgatud. Värvid on eredamad. Muusika on sügavam. See on vagus närviaktivatsiooni tunnus. Kui vaguse aktiivsus tõuseb, avarduvad meeled, eriti kuulmine ja perifeerne nägemine. Preestrinnad nimetasid seda sehemu ärkamiseks.
4. muutus on otsustes. Otsused muutuvad kiiremaks ja kindlamaks. Mitte sest sa muutud ükskõiksemaks, vaid sest sümpaatilise süsteemi müra, see pidev aga mis kui ja aga mida nad arvavad ja aga mis siis, kui valesti läheb, vaibub. Prefrontaalne ajukoor saab rohkem ressursse, kuna mandelkeha kasutab vähem. 5. muutus on see, mida raske sõnadesse panna, aga mida iga naine, kes on selle läbi elanud, kirjeldab sarnaselt. Hakkad iseenda vastu tundma sama oksütotsiini, mida enne otsisid väliselt. See tunne, et sa oled turvaline, et su kohalolu on väärtuslik, et sa oled sobiv, tuleb seestpoolt. Mitte sest keegi teine kinnitab, vaid sest su keha enam ei otsi seda väljaspoolt. See on see muutus, mida ei saa seletada, kuni sa seda ise ei koge. Aga see on tõeline. Ja see on kättesaadav. Millise muutuse sa ise kõige rohkem tahaksid? Mis oleks esimene märk, et midagi on muutumas? Nüüd tuleb praktiline osa. See, mida sa saad teha täna, praegu. Hattori preestrinnade harjutustest on üks, mis on säilinud kaudselt mitme traditsiooni kaudu ja mida tänapäeva polüvagaalse teooria uurijad on kogemata uuesti avastanud. See on lihtsam kui ükski meditatsiooniharjutus, mida sa oled kuulnud. Ja see on täpselt see, mida preestrinnad tegid enne iga olulist kohtumist. Me teeme selle harjutuse nüüd koos. Ära jätka video vaatamist. Tee seda. Esiteks, istu mugavalt. Selg ei pea olema surnud sirge. Mugav ja toetav asend. Lase jalad põranda vastu settida. Kui sa tunned mõlemat jalga, kus nad maa puutuvad, siis oled alustanud. Teiseks, leia üks punkt sinu ees, umbes silmade kõrguse juures, kus saad lasta pilgul puhata. Mitte vaadata teraselt. Puhata. Lase silmalihastel lõdvestuda. See on oluline, sest silmalihased on otseselt ühendatud vagusnärvi aktiivsusega. Pehme, laia pilk, mitte terav fookus, aktiveerib parasümpaatilise süsteemi kiiremini kui ükski hingamisharjutus. Kolmandaks, lase oma perifeerne nägemine avarduda. Hoia samas punktis pilku, aga märka, mida sa näed külgedel. Ülal, all. Ilma pilku liigutamata, ainult perifeeria avaneb. Seda nimetatakse panoraamiliseks nägemiseks ja see on täpselt see seisund, mille aktiveerimine alandab amygdala ehk mandelkeha võrgu aktiivsust koheselt. Neljandaks, hinga korra sügavalt sisse ja seejärel lase väljahingamisel olla 2-kordne sissehingatule. Sissehingatse 4 sekundit, väljahingatus 8 sekundit. Ära tehtult 1 kord, mitte 5 korda järjest. Üks pikk väljahingamine aktiveerib vaguse kiiremini kui korduvad hingamistsüklid. Viiendaks, jää sellesse seisundisse 30 sekundit, mitte mediteerides, mitte midagi saavutades, lihtsalt kohal olles selles pehmes, laias seisundis, märkates oma keha kontakti tooliga, temperatuuri õhus, heli ruumis. See ongi see. See harjutus võtab aega alla 2 minuti. Ja see viib su keha täpselt sellesse seisundisse, mida preestrinnad nimetasid magnetiliseks rahuks, mida Porges mõõdab vagusnärvi aktiivsusena, mida teised inimesed tajuvad su kohalolus ilma sõnadeta. Tee seda enne iga olulise kohtumise, vestluse, sündmuse eel. Mitte enda esitlemiseks, oma seisundi häälestamiseks. Ja nüüd viimane samm. See on kõige olulisem samm. Kommentaaridesse kirjuta 1 lause, mis algab sõnadega ma võtan vastu, mitte soov, mitte palve, vastuvõtmine. Ma võtan vastu oma kohalolu täieliku jõu.
ma võtan vastu rahu, mis ei vaja tõestust. ma võtan vastu oma magnetilise loomuse. sinu lause, sinu sõnadega. see lause on sinu esimene harjutus magnetilises rahus, sest sa kirjutad selle mitte selleks, et keegi kinnitaks, vaid sest sa tahad seda ise mäletada. see on erinev. ärge lahkuge ilma selleta, sest inimene, kes selle kirjutab, on juba astunud sammu, mida enamik inimesi kunagi ei astu. ta võttis teadmise vastu mitte intellektina, vaid kavatsusena. Hatturi preestrinnad teadsid seda 2000 aastat tagasi. Teadus kinnitas seda hiljuti. Ja sina tead seda nüüd. Naiselik jõud ei tööta läbi pingutuse. See töötab läbi kohalolu. Ja kohalolu ei ole midagi, mida sa pead saavutama. See on midagi, kuhu sa lihtsalt lubad endal naasta.